Tere, mina olen Airiin, ma olen kliiniline psühholoog, koolitaja ja samas ka laulukirjutaja. Tere, mina olen Triin, olen laulja, helilooja ja lauluõpetaja. Tänases videos ühendame me kaks väga põnevat valdkonda. Üheks neist on muusika ja teiseks psühholoogia. Me laulame enda loodud laule. Ja psühholoogias me räägime nii enesehoiust kui ka probleemide lahendamisest. See probleemilahendusmeetod, mida me tutvustame, põhineb dialektilisel käitumisteraapial. Me ise kutsume seda 4 tooli meetodiks, sellepärast on meil siin ka 4 tooli. Ja ma võin öelda, et tõesti ise ma olen väga palju sellest kasu saanud ja see on mind aidanud keerulistes olukordades lahendusi leida. Samuti on noored teraapiagruppides öelnud, et see jääb kergesti meelde ja see oli küll üks asjalik asi. Asume siis teele. Alla üles ja sinna, elu merelaines üles. Oleks vaja kaasa minna, otsima ja leidma, kaotama ja püüdma, pettuma ja teadma, naerma ja nutma, olema. Kõike polegi kasulik saada, ei mahuks tuppa, ei jõuele. Kõike ei jõuaks iial kaeda, vaid omasem tuleks pista põue. Igaühega võib juhtuda, teine kord ju jälle hästi minna, siis ümber kukkuda ja luhtuda. Just nii saabki elu lõhna minna. Alla üles ja sinna, elu merelaines üles, oleks vaja kaasa minna. Vaatame nüüd lähemalt, mis siis on need 4 võimalust probleemide lahendamiseks. Ja esimene võimalus, mis on tegelikult väga tuntud võimalus, ongi see, et ma hakkan seda probleemi lahendama. See on selline aktiivne võimalus, kus ma hakkan tegutsema. Mõned inimesed valivad selle alati kõige esimesena, ükskõik mis teema on, kas ma saan midagi muuta või mitte, ma hakkan seda asja kuidagi lahendama. Probleemi lahenduse sammud vaatame ka korraks üle. Kõigepealt number 1 on see, et ma pean ikkagi välja ka sõnastama ja ütlema ja mõtlema enda jaoks, mis on üldse sellel hetkel see probleem. Kellel see on? On see minu probleem? On see õpilase probleem? On see minu kolleegi probleem? Lapsevanema probleem? Ja teine väga tähtis punkt on, mis on faktid. See on võib-olla see, mida mina oma kogemusest näen, unustatakse tihti ära. Ja faktid võivad tegelikult olla päris erinevad sellest, mis on reaalsus. Nad võivad olla midagi, mida võib-olla me arvame, et nad ei ole faktid. Näiteks hea lugu selle jaoks, mida ma kasutan ka oma teraapiagrupis, on selline, et kui ma sõidan autoga maanteel, mul juhtub midagi autoga. Ma seisan tee kõrval, auto on minu kõrval, on näha, et mul on midagi juhtunud. Minu hea sõber sõidab minust mööda ja ma näen, et ta näeb mind. Ja ta vaatab korra otsa, ta ei lehvita, ta läheb edasi. Ma olen pettunud, ma olen vihane, võib-olla isegi meeleheitel. Järgmisel päeval ma saan aga teada, et tal oli autos tagaistmel väike laps, tema enda laps, kellel oli väga kriitiline seisund, ta sõitis haiglasse, tal ei olnud võimalust ega aega ei lehvitada ega kuidagi moodi peatada. See ei olnud tema prioriteet. Koheselt muutuvad selle loo faktid ja ka probleemi lahendamine on teine. Nii et esimene, mis probleem mul on, kas see on minu probleem, kellegi teisega rohkem seotud, mis on faktid ja siis väga tuntud variandid, ajurünnak, võimalikud lahendused, lahenduse väljavalimine, proovimine ja kindlasti ka hindamine. Nii et see on selline aktiivne, väga tuntud lahendus, kui mul on probleem, ma asun seda probleemi aktiivselt lahendama ja siin tooli peal istume me kõik, ma arvan, iga päev päris mitu korda.
seisan lihtsalt hingeväel, siis mulle tundub, et seal järve taga Nii, ja teine võimalus. Vahel on nii, et see probleem ei ole minu probleem või ma kuidagi näen, et ma ei saa seda probleemi hetkel lahendada. Kas mul ei ole võimalust või see kuidagimoodi ei olegi võimalik. Ja teine selline variant on siis see, et sa muudad oma tundeid ja muudad oma hoiakut selle probleemi suhtes. Kuidas seda teha? Ja selleks on vaja tunnete reguleerimisoskusi. Ja ma nüüd mõne sellise tunnete reguleerimisoskuse teile siin räägin. Näiteks üks selline tunnete reguleerimisoskus, mida ma õpetan noortele ja mis neile väga meeldib, sest nad saavad seda kasutada klassis, on seotud sellega, et muuda oma keha hoiakut. Ma istun nüüd korraks siia tooli peale tagasi, sellepärast et tavaliselt näiteks, kui ma olen vihane, see on üks kõige levinum tunne ja ma tahan seda muuta. Vihane inimene, kuidas ta istub? Ma ei tea, rohkem pinges, ma olen võib-olla ma nagu olen sellise kurjema näoga, käed on mul igati kuidagi nagu allapoole või kinni, aga muutes oma keha hoiaku vastupidiseks siis sellele, milline on meie tunne. Võtan nagu siukse chillima poosi ja väga oluline selle tehnika nimi ongi abistavad käed. Ma panen vaikselt käed niipidi. Inglise keeles selle tehnika nimi on willing hands ja siia juurde võib panna ka selle, et ma teen sellise Mona Lisa naeratuse, sest väga palju naeratada ei saa, kui ma olen vihane, sest see on väga raske. Aga niimoodi ma naeratan nagu endale nagu suunurgaga hästi natukene. Ja nagu Marshall Linehan ütleb seal TKT-s, üliraske on püsida vihasena, kui sul on käed avatud ja sa natukene naeratad. Muutes oma keha hoiakut, muudad sa ka tegelikult oma emotsiooni. Siis kui silmapiiri pole näha, siis kui nuttudel on lõpp, siis kui üles korjanud minu keha, pole kiirustus ja rutt. Siis kui tormidel on paastupäevad, siis kui lauludel on öö, siis kui silmanurgastki ei paista inimeste kätetöö, siis mulle tundub, et seal järve taga maailm on veel loomata. Täpselt teada ma ei taha. Tahan seda vaikselt hoomata. Tahan seda vaikselt hoomata. Nüüd ma istun siin kolmandal toolil, see tähendab seda, et me läheme siis kolmanda võimaluse juurde, mida teha olukorras, kus mul on mingisugune probleem. Ja ma ütleks, et siin toolil on tegelikult väga raske istuda, sellepärast et see ei ole kerge lahendus ja see lahendus on või üks võimalus on siis radikaalne aktsepteerimine. Ja mida see tähendab? Väga paljud võib-olla mõtlevad, et see on kuidagimoodi selline, et ma löön nagu käega, et kõik on läbi ja ongi, elu on jama, aga tegelikult see ei sisalda lootusetust, see ei ütle midagi tuleviku kohta. See tähendab seda, et ma aktsepteerin seda praegust hetke just sellisena, nagu see praegune hetk on. Ja kui võtta niimoodi, et mul on kaks võimalust, üks võimalus on reaalsust vältida ja teine võimalus on reaalsust aktsepteerida, siis sellistel hetkedel, kus ma midagi muuta ei saa ja ma pean nagu radikaalselt aktsepteerima seda, siis ma saangi teha nii. Pööra oma mõtted reaalsuse aktsepteerimise suunas ja ütle endale midagi järgnevast.
mina kasutan näiteks väga palju seda lauset, et ma ütlen endale, praegu on nii. Saab veel öelda näiteks, et elu on elamist väärt, ka koos nende valusate olukordadega. Saab öelda, ma ei saa muuta seda, mis on juhtunud. Saab öelda, kõigel on põhjus, ka nendel keerulistel hetkedel minu elus. Saab öelda, ma olen varemgi probleemidega toime tulnud ja tulen kindlasti ka seekord toime. Praegu lihtsalt on nii. Siin radikaalse aktsepteerimise toolil istuda, see tõesti ei ole kerge ja siin peab võtma selle hoiaku, et see võtab aega. See tuleb praktiseerida ka väiksemate olukordadega oma elus. Ja kui sa seda praktiseerid, siis see hakkab tooma sulle juurde rahu, positiivset mõtlemist ja aitab ka keerulistest olukordadest välja tulla, kus sa midagi sellel hetkel muuta ei saa. Oleks vaja kaasa minna, otsima ja leidma, kaotama ja püüdma, pettuma ja teadma, naerma ja mõtlema, olema. Kindlasti olete te ise olnud olukorras või märganud siis inimesi, kes olukordades väga palju võib-olla jäävad nagu sellest olukorrast niimoodi nagu rääkima, et küll ikka kõik õpilased on õudsed või lapsevanemad või kolleegid ja see on ka valik. Ja see on täiesti selline valik, et mõnikord siin on väga mõnus on istuda siin, aga tuleb nii-öelda aru saada, et siin istudes tegelikult olukord ei muutu ja enamasti ma teen veel olukorraga hullemaks. Ja võib-olla me ei vali seda teadlikult, aga oluline on meeles pidada, et see, et ma jään õnnetuks, et ma ei muuda olukorda, et ma ei tegele oma tunnete muutmisega või radikaalse aktsepteerimisega, vaid jään nii-öelda selle olukorra ümber vahutama, et see on siis minu valik, kuidas selles olukorras käituda. Ja enamasti viib see selleni, et olukord läheb veel hullemaks. Tahan seda vaikselt hoomata. Tahan seda vaikselt hoomata. Tahan seda vaikselt hoomata. Kui me nüüd need kõiki võimalikke lahendusvariante vaatame, siis on oluline võib-olla ka aru saada, et teinekord ma võin istuda ka mitme tooli peale. See ei tähenda seda, et ma pean näiteks istuma ainult probleemi lahenduse tooli peal. Kindlasti mõnes olukorras, kus ma probleemi lahendan, on nii midagi, mida ma pean võib-olla radikaalselt aktsepteerima. Suure tõenäosusega, kui on mul probleem, tekivad mul mingid tunded, täitsa võimalik on, et ma pean vahepeal istuma ka selle tooli peale selleks, et seda probleemi lahendada. Ja mõnikord on võib-olla huvitav leida ennast istumas ka seal viimasel toolil, aga see, et ma seda juba teadlikustan ja ennast seal leian, see viib mind juba edasi nende järgmiste toolide peale. Nii et 4 võimalust, kui sul on probleem, 1 on hakata probleemi lahendama, 2 muuta oma tundeid selle probleemi suhtes, 3 radikaalselt aktsepteerida seda olukorda ja 4 jääda õnnetuks. Valik on sinu. Oleks vaja kaasa minna.